Euroopa Parlament lõpetab oma tööd, aga need viimased nädalad on olnud tõepoolest väga töised ja 2 nädalat seisavad veel ees. Eelmisel nädalal toimus Brüsselis miniplenaaristung. Miniplenaaristung on selline istung, mis toimub mõned tunnid. Ta toimub Brüsselis, on arutelud ja on hääletamised. Me hääletasime 10 erinevaid seaduseelnõusid, aga ma nimetaksin 3. Ma arvan, kõige tähtsam oli migratsioonipakett ja sellest räägin ma eraldi järgmises videos. Teiseks, ma pean väga oluliseks seda, et lõpuks hääletati ära, et õigus abordile on iga inimese inimõigus. Seda peab olema, seda protseduuri peab olema võimalik läbi viia ja saada seaduslikult ja efektiivselt ja nii, et ei kahjusta tervist ehk täites kõiki meditsiinireegleid. Ja kolmandaks nimetaksin ma nõukogu eelarvepaketi kinnitamata jätmist. Teatavasti kinnitab Euroopa Parlament kõigi Euroopa Liidu institutsioonide eelarveid. Ja ka meie päevakorras oli neid mitukümmend. Ja ainuke, mis jäeti kinnitamata, oli nõukogu. Nõukogu, see tähendab liikmesriike ja see tähendab nende tegevust. Ehk kinnitamata jätmisega ütles Euroopa Parlament väga selgelt, kuivõrd ollakse pettunud selles, kui aeglaselt abistavad liikmesriigid Ukrainat. Ukrainlased paluvad, sisuliselt kerjavad endale sõjalist abi, kerjavad moona, tauruseid ja välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles Euroopa Parlamendi ees esinedes, et see pole probleem. Taurused on Euroopa Liidul olemas, aga 7, mida Ukrainal praegu kõige rohkem vaja on, ei ole ikka otsustatud veel ära anda. Euroopa Parlament oma sõnumiga ütlebki selgelt, me ei kinnita eelarvet, kuna liikmesriigid ei võta seda teemat päevakorda ka järgmisel ülemkogul, nad ei taha sellega tegeleda, nad venitavad ja nad jätavad ukrainlasi üksinda, nad jätavad ukrainlasi edasi surema. Ja eriti silmakirjalik on see vaadates üleeilset rünnakut, mis toimus Iisraeli vastu, kus ameeriklased tulid appi ja hoidsid Iisraeli õhuruumi puhta. Ukrainlased samal ajal surevad Vene mürskude, Vene rünnakute all. Ja see on see, mille vastu Euroopa Parlament protesteerib. Migratsioonist räägin eraldi.